Lähiajaloos on Venemaa olnud kahes sõjas kaotusseisus. Esiteks kaotas Venemaa Afganistanis, kus ligikaudu 18 000 sõdurit suri ja 50 000 said haavata. Teiseks on Venemaa kaotamas Ukrainas, nagu endine Jeltsini asepresident Aleksandr Vladimirovitš Rutskoi tunnistas. Забыли. Так вот, все то, что сегодня происходит там, это вот как раз и объясняется тем, что наши вооруженные силы не в состоянии, подчеркиваю, проводить оперативно-стратегические наступательные операции. 22 года вооруженными силами командуют люди, которые не служили в армии четверть века. Вооруженными силами руководят некомпетентные, вообще некомпетентные люди. Ukrainas ligikaudu 180 000 meest on surnud ja see on peaaegu 10 korda rohkem kui Venemaa kaotas Afganistanis. Venemaa tõmbus Afganistanist välja, kuid kahekordistab võitlust Ukrainas. Täna arutan miks. Afganistani ja Ukraina sissetungimistel on silmapaistvad erinevused. Afganistani sõja ajal toimis Kreml enam-vähem traditsioonilise valitsusena, mis püüdis saavutada olulistes otsustes konsensust. Nõukogude presiidium oli kõrgeim otsuseid tegev organ, millel oli märkimisväärne mõju poliitikale. Presiidiumi liikmed vastutasid partei ja nõukogude valitsuse üldise suuna määramise eest ning neil olid volitused teha otsuseid riiklikult tähtsatest küsimustest, sealhulgas sõjalistes operatsioonides. 1979. aastal vastutas presiidium Afganistani sekkumise esialgse otsuse heakskiitmise ning nõukogude vägede jätkuva paigutamise eest. Neil oli ka roll sõja üldises strateegias, sealhulgas õhujõu kasutamine ja eri vägede paigutamise määramisel. Poliitbüroo peegeldas rahvuslikke huve ja kui sõda enam rahvuslikele huvidele ei vastunud, presiidiumi otsusega tõmbas Venemaa välja. Ukraina sõja puhul ei ole enam võimalik iseloomustada Venemaa valitsust kui toimivat võimustruktuuri, mis nõuaks ametnike kokkulepet ja konsensust. Ukraina invasiooni algatamise eest vastutas ainult üks suur hull ja see sama sõja algataja, Vladimir Putin, on ainus, kes on võimeline langetama otsuse sõjast lahkuda. Venemaa praegune võimustruktuur ei peegelda rahvuslikke huve. Putin kasutab võimustruktuuri peamiselt, et ametis püsida. Tema ostab lojaalsust kuritegelikude oligarhide, kuritegelikude valitsusametnikude ja kuritegelikude rühmituste poolt sellega, et lubab neil isiklikult sisse kasseerida riigi ressursse nii kaua, kui nad Putinit toetavad. Praeguse Vene võimustruktuur on allutanud riiklikud eesmärgid isiklikele eesmärkidele, sellepärast et Putini diktaatorlik režiim sõltub iga oligarhi ja iga valitsusametniku isikliku lojaalsuse säilitamisest. Samal ajal Putin soodustab nende rühmituste vahelist konkurentsi ja rivaalitsemist. Kuritegijate omavaheline konkurents ja rivaalitsemine, aknast välja viskamine, trepist alla lükkamine, ülespoomine, uputamine, mürgitame, autoga maha sõitmine ja nii edasi, kindlustab, et ükski jõuk ei ühine teise jõuguga, et diktaatorile ohtu kujutada. Diktatuuri võimustruktuur takistab koalitsiooni tekkimist nii sõjaliste otsuste langetamisega kui ka diktaatori langetamisega. Nende kuritegelikude jõukude eesmärkidest pole ükski pahaendelisem kui sõjalised eraorganisatsioonid nagu Wagneri rühmitus.
Sõjalise eraorganisatsioonide palgasõdureid on olnud läbi aegade. Varases ajaloos, kui rüüstamine oli üldine sõjaliste kampaaniate eesmärk, sõdisid nii palgasõdurid kui ka riigisõdurid võitjate saagi nimel. Võit tõi kaasa vaenlaste aarte, relvi, sööki, jooki ja orjad. Seepärast sõjateoreetikud ei rõhutanud palgasõdurite rolli oma sõjateemalistes aruteludes. Sun Tzu raamat Sõjakunst, mille ta kirjutas umbes 500 aastat enne Kristust, ega Carl Philipp Gottfried von Clausewitzi raamat Vom Kriege või sõjast, mis ilmus aastal 1832, ei rõhuta palgasõdurite rolli. Mõlemad raamatud tunnistavad sõda kui vägede omavaheline rahmeldamine ja eriti Clausewitz rõhutas, et sõda on poliitika jätkamine muude vahenditega. Kaasaegsem sõjateoreetik Mary Kaldor vaatleb oma raamatus Uued ja vanad sõjad tänapäevaseid sõdu laiemalt. Kaldor väidab, et uued sõjad on traditsioonilistest sõdadest fundamentaalselt erinevad ja neid iseloomustavad nende juured kriminaliseeritud majandustes ja riikide kokkuvarisemistest, mille tulemusel mängivad määravat rolli mitteriiklikud osalejad või palgasõdurid. Uusi sõdu iseloomustavad ka sõja ja kuritegevuse vahekorras segunemine. Ta rõhutab ka neis sõdades kasvavad tsiviilisikute kannatused ja traditsioonilisi militaarse reageerimise sobimatust konfliktide lahendamisel. Pole paremat kirjeldust Jevgeni Prigožini palgasõdurite rühmast Wagner PMC või Wagner Private Military Company. Wagner on kõik need asjad. See on kuritegeliku ühendus. Pidage meeles, et sõjalised ettevõtted on Venemaa seadusega keelatud. Eraettevõtted tähendab. Kuid Wagneri peakorter ju asub Peterburis. Wagner värbab ja tegutseb Venemaal, värbab isegi süüdi mõistetud oma kuritegeliku ettevõtmisse. Wagneri sõdijad on halastamatud, jõhkrad, aga kulutavad. Mõnede analüütikute hinnangul on Wagneri väed kaotanud juba ligi 40 000 meest ja umbes 77% Bahmuti üle peetud võitluses hukkunutest on Wagneri palgasõdurid. Wagner varjab oma võitlejate surma, et säästa surmahüvitiste raha. Võitlejate laibad maetakse anonüümselt või jäetakse lahingumaastikule, et Wagner ei kannataks surnukehade repatrieerimise kulusid. Ja muidugi lahingul maha jäetud haavatud võitlejad on ju firmale väiksemaks kuluks kui need, keda ravile viiakse. Süüdi mõistetute värbamisega ei pea Wagner neile palka maksma. Kokkuvõttes Wagner ei jaga Vene riigi eesmärke. See on kasumipõhiline ettevõte ja teeb kõik võimalikku, et tagada kasumit. Wagner kiidab heaks vargused tsiviilisikutelt ja isegi sõjavarustuse vargused äsja mobiliseeritud Vene sõjaväelastelt. Wagner julgustab oma võitlejaid tsiviilelanikke terroriseerima, tappes, vägistades, röövides ja pekstes, et tsiviilelanikud ei segaks rünnakuid. Palgasõdurite eesmärgid on Venemaa omadest erinevad, sest Wagneri rühmitus ei sõltu Kremlist. Pigem sõltub Kremli sõda Wagneri grupi osalusest. Putin ei saa Wagneri rahastamist lõpetada, nii kaua kui Ukraina sõda püsib ja ametlikud Vene väed on kaotamas. Aga Wagneri rahastamine ei piirdu ainult Kremli rahastamisest, sest Wagner on arendanud mitmeid tulusaid ettevõtmisi, pakkudes turvateenuseid Aafrika sõjapealikele ja mõne valitsusele. Nende lepingute sõlmimise teenuste eest tasutakse nii sularahas kui ka juurdepääsu maavaradele. Uudisteagentuur Politico väidab, et Wagner teenib kuni $1 miljard aastas Aafrika kullakaevandustest. Seetõttu saab Prigožin kasutada oma rahalist sõltumatust, et teha lobitööd, pikendada sõja kestust ja laiendada selle
ulatust. Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на 3. Если нам надо закрыть ДНР, ЛНР, ну, надо еще хотя бы годика 1,5-2 поработать. Если нам нужно дойти до Ла-Манша, то тогда у меня есть свой идеальный план. Kuigi Wagneri reklaam ei pruugi olla Venemaa kaitseministeeriumi päevakorras, Wagneri jõud on sõja läbiviimiseks endiselt vajalik. Nagu enamik kommertsorganisatsioone vajavad erasõjaväe ettevõtted reklaami. Selles suhtes on firmad nagu Wagner palju kogenenumad, loovamad ja ettevõtlikumad kui Vene riik. Näiteks Wagner ujutab interneti propagandaga, mis demonstreerib nende sõjameisterlikkust, võites sellega Kremli parempoolsete ametnike jumaldamise ja toetuse. Paratamatult reklaam võrdleb oma töötoodet konkurentide töötoodetega ja kuna ametlikud Vene väed pole siis imestada, et Venemaa kaitseministeerium tunneb end rünnatud Prigožini poolt ja juba pingutab, et vähendada Wagneri mõju. Enesereklaam silmapaistvam ja edukam, saavutades suuremat mõjuvõimu konkureerivate poliitikate ja avalikkuse seas. Venemaa kaitseminister Sergei Shoigu ja sõjaväe peastaabi ülem Valeri Gerassimov alandasid Prigožini kaitsealust, Süüria lihunik kindral Surovikinit ja nõudsid talt otse Gerassimovile aruandmist. Bakhmuti ümbruses on Wagneri väed asendatud Vene regulaarsõduritega. Hiljuti keelas Putin Wagneril Venemaa vangide värbamist, kuna Prigožinist on saanud Putini vastutus ja Prigožini populaarsus on Putinile konkurendiks. Nüüd kutsutakse süüdi mõistetud regulaararmeesse, kus kedagi ei hukata ilma kohtuotsuseta. Vanglad valmistuvad massiliseks tingimise vabastamiseks, mis langeb kokku eelseisvate mobilisatsiooniga. Võitlemist keelduvaid vange ähvartakse lisasüüdistustega ja vangide õiguste organisatsioon Russia Behind Bars asutaja Olga Romanova sõnul on Sergei Shoigu manööverdanud Prigožini vastu Riigiduumas juba eelmise aasta lõpul. Ja Prigožin võitleb vastu. Ta teeb väga efektiivset propagandat, värvates uusi võitlejad. Internetis on näha, kuidas Wagner koolitab Serbia ajateenijaid Ukrainas. Prigožin avaldab inglisekeelsed reklaamid USA sõjameeste värbamiseks. You were a hero to your country, giving your best years in the army. You dreamed of defeating evil. You dreamed of doing much to make America great again. But in reality, you saw criminal others, the destruction of nations, the death of civilians, and all for the will of a bunch of families who thought they were earthly gods, deciding who would live under their rule and who would be destroyed. You began to realize that this is the side of evil. This is not the America the founding fathers dreamed of. It has become the focus of the evil that is destroying the whole world. And today, the only country get the Nazis in there. this evil is Russia. It's pretty heavy, like. If you're a true patriot of the very future great America, join the ranks of the warriors of Russia. Help defeat evil, or it will be too late for everyone. Ta proovib suurendada oma rahvusvahelist mainet otsese ja avaliku kirjavahetusega USA riikliku julgeolekunõuniku strateegilise kommunikatsiooni koordinaatori John Kirbyga, küsides, millised kuriteod on tema Wagneri ettevõtte toime pannud.
ja ta tugevdab oma imagot Venemaal avalikult oma jõudude maine kaitstes. Alles mõni nädal tagasi Prigožin esitas kirjaliku taotluse Venemaa parlamendi alamkoja Riigiduuma esimehele Vjatšeslav Volodinile, öeldes, et soovib kuni 5-aastast vanglakaristust kõigile, kes tema mehi, tähendab, et Wagneri mehi diskrediteerivad. Kõigile Venemaal on räägitud, et Ukraina kõige tõhusam võitlusjõud on Wagneri rühmitus. Paljud noored mehed võitleksid pigem Wagneri kui Vene regulaararmee eest ja selline propaganda kindlustab Prigožini seisu Vene meedia ja Vene võimude seas. Niikaua kui Wagner toetab Putinit, pole võimalik, et Prigožini võim kahaneb. Peab meeles pidama, et Wagneri eesmärk pole patriotism, vaid kasum. Ja kuni sõda jätkub, saab Wagneri rühmitus kasu. Peame ka meeles, et Wagneri sõjaettevõte pole ainus erasõjaettevõte. Samuti võib kirjeldada Kadyrovi rühma. Tema huvides on ka laiendada sõda ja ta juba ähvardab Poolat. Тікток-очільник Чечні Рамзан Кадиров збирається дійти війною до Польщі, але спершу хоче захопити Одесу та Харків. Про це він заявив на засіданні терористичного штабу щодо російського вторгнення в Україну. Кадиров заявив, що сучасне озброєння, яке отримує Україна, їм не страшне, адже нібито Росія зможе протидіяти. Мы заберем и Одессу, и Харьков, и Киев. Мы сегодня показываем такие показатели, которые даже не снились Запад и натовским государствам, и Евросоюзу. Иншаллах, пробьемся и дойдем до Польши, которая кричит вовсю, хотя у них нет никаких возможностей. Hiljuti on kinnitatud, et Gazprom loob Venemaa peaministri Mishustini dekreedi järele oma erasõjaväekompani. Isegi Sergei Shoigul on oma erasõjaettevõte nimega Patriot. Nii kaua, kui mõjukatel eraisikutel ja eravõtetel on võimalik teenida hiigelsuured rahasummad sõdurite värbamisega ja varustamisega, on Kremli võimudel raske otsustada sõda lõpetada. Ühendkuningriigid kaitseministeerium väidab, et Vene sõjastrateegid koostavad poliitilise ja professionaalse surve tõttu ebarealistlikke suurpealetungiplaane. Kaasaegsete palgasõdurite ettevõtete valla päästmisega on Venemaa piiranud oma keskvalitsuse otsuste langetamise vabadust ja algatanud maailma ajaloos suurima enesehävitamise teo. Seda enesehävitamist ei saa peatada enne, kui kõik need erinevad väeüksused on lahinguväljakul täielikult lüüa saanud. Kui te leidsite, et see video on huvitav ja informatiivne, oleksin tänulik, kui klõpsaksite meeldivaks ja ehk kirjutaksite ka kommentaari. See aitab Facebooki ja YouTube'i algoritme, mis määravad, kui paljudele inimestele seda videot esitatakse.